Ja kui sviit on juba odavam, et nimekirjas on standardtuba täiesti olemas, eks ju, see kõige odavam, no jutumärkes kõige odavam, aga siis sviit on nagu odavam, et mis siis nagu toimub, jah. Ja toimub protestantismi idiootsus. Et on väga palju inimesi, kes kui nad reisivad, nad ei maksa ise oma reisi eest. Reisi eest maksab firma, aga firmal on tekkinud sellised nõuded, et meie inimesed, eks ju, ei ela liiga kallites tubades. Peavad elama siis kõige viletsamas ja nad on otsustanud kõige viletsamas standardtuba. Aga selle tulemus on nii, et on palju ärireisijad, kõik standardtoad lähevad nagu soojad saiad, pakkumine ja nõudlus, eks ju. Ja mingi hetkel enam ei ole. Ja siis mis hotell hakkab tegema? Ta üritab müüa superior tubas, aga see on keelatud, eks ju. Mitte keelatud, aga kes firmadest ostavad, ei saa selle raha eest osta. Mis siis tõstab standardtoa hinda kõrgele. Teine võimalus on siia, et nad jätkavad selle standardtubade müüki, aga standardtubel enam tegelikult ei ole hotellis, on kõik välja ära broneeritud. Ja siis inimene jõuab sinna hotelli, tal on ametlikult standardtuba, mis on ostetud sama kallilt kui superior tuba või isegi kallimalt. Ja talle teatatakse rõõmusõnum siis seal vastuvõtus, et teid on pandud kõrgemasse järku. Saata selle upgrade'i, mis on nagu siis väga hea uudis, aga tegelikult oleks ta võinud seda superior toa odavama hinnast endale osteks. Ja sama asi on, kui te lennupiletid teete neid märguandeid Skyscanneris näiteks, siis aeg-ajalt tulevad metsiku hinnaga teadanded mingisuguste premium economy kohta, et palju kallimalt kui äriklassi piletid, eks ju. Jällegi, mis toimub, on see, et firmad ei luba äriklassis reisida, aga lubavad sõita sellest, mis on selle turistiklassi kabiini ees, kauglenduda see pisikene, see premium turistiklass. Ja see on väga nõutud siis reisimise klass, sinna nagu on lubatud firma rahadega minna. Aga see saab ruttu täis ja siis äriklassi piletid nagu oleks, aga neid ei tohi osta. Siis mis tuleb teha? Siis tehaksegi nii, et lennufirma jätkab premium turistiklassi piletite müüki. Tegelikult neid enam ei ole, need on juba kõik välja müüdud. Ja siis, aga ta müüb need kallimalt kui äriklassi piletid. Ja kui reisija jõuab lennujaamas, öeldakse talle rõõmusõnum, et teid on üle pandud siis äriklassi. Millest on rohkem maksnud ja millest saab ka vähem punkte, saab turistiklassi punktid, kui on lennufirma otsusel üle viidud. Ja kogu see asi siis taandub siis protestantismi idiootsusele, et oleks nagu normaalne mõtlemine ja mõeldaks, et äriklass on nii uhke ja superior toad on hotellides nii uhked ja sviidid on nii uhked ja kõik on nii uhke, ei saa. Siis oleks nende firmad endale väga palju raha kokku. Aga kuna idiootsusest loobuda ei saa, siis lõikavad hotellifirmad ja lennufirmad selle pealt kasu. Nii et ärge olge protestandid.